kaunist kolmapäeva õhtupoolikut kõigile esiliiga jalgpallisõpradele. Oleme oma otsepildiga ei kusagil mujal kui Tallinnas Sportland Arenal, kui kohe-kohe oleme alustamas esiliiga 13. vooru kohtumisega, kui omavahel on täna vast üle-eelmise hooaja lõpus, siis mängiti ka üleminekumänge. Kas nüüd Sikul õnnestub? Lahe saab sealt käed vahele, korraks on ise väravast väljas ka Borgmeister ja päris hea pealelöök Kevin Borgmeisteri poolt ja no nii, kas Murage lööb peale ka, aga Seie vahetas äärt nüüd seal koostöös Milk ja Kõre ja siit tuleb ka Viimsi tänane esimene. Laidvee hästi jätab siit Kaljuverele. Vahe on vasakul pool olemas, teda sealt nüüd Borgmeister kaitsmas, vahe läheb veel, oi. Roode vahel sõidab lihtsalt Kalevi meestest üle ja saadab selle palli sinna paremasse küljevõrku ja no oi kui lihtsalt see asi käib. Roode vahe jaoks ja täna 30. minutiks on Viimsi saanud oma avavärava kätte ja no Kalevi mehed seisid nagu postid hetkel seal käimas, siis seal on hetkel trenni tegemas ja nüüd kukutakse ka. Kuusarov lööb vastu Lahe. Ja Viimsi rünnakule tulemas ja nüüd siit ja vot selle kollase kaardi väärilised. Oi ja siit tuleb taskus punane kaart välja ja Ander Sikk läheb siit nüüd duši alla. Oi, ja kus siit nüüd pall lahtiseks jäi, jätkuvalt seal ikkagi pahandust. Mängib Laidveele. Tõstab siit Ollikule, Ollikul on kohta ka, tema vastas Petruuni siis esimesest poolest kollase kaardiga. Oi, kuidas nüüd mängib üle sealt Olliku ja nüüd Paasti läheb seal ka Kalev hetkel jäämas selle seisu pealt 6. positsioonile, aga konkurendid pole veel mänginud. Aga nüüd on Viimsil võimalus teisele järgi tulla. Vahe, Murage, Kõre! Johan Kõre lööb Viimsi teise ja no täiesti üksi jäi seal ja Murage jättis meelega selle palli talle, et saaks selle puraka teele panna ja nüüd seal ikkagi seletamist ka, et midagi läks ikkagi rünnakufaasis valesti, aga lõpp hea, kõik hea. Hetkel nüüd tuleb veel ja jätkuvalt vahe. Vahe oleks siit nüüd, Lahe mängib siit Kaljuverega kokku, Kaljuvere jätab siit Kõrele. Kõre Rummale. Tuleb pall sinna, Murage lööb Viimsi 3. ja no hakatakse neid tulesid siin vaikselt kustutama ja James Murage lööb Viimsi 63. minutiks. Lööb siit 3-0 juhtima ja no Kalevil hetkel vastused jäävad puudu. Petruunil testis tema närve ja sealt tuli ka kollane kaart. Mägi jätab siit Vaher ja paistab, no siit saab Sibul selle palliga vastu kõhtu, aga ja Üprus liiga kaua ei oota ja siit isegi veidi vähem kui 1 lisaminut tuli.
ja sellega tõmbab Üpros ka kohtumisele otsa kokku, kui 3-0 tulemusega Viimsi jalgpalliklubi võtab siis, nagu ma ütlesin,